selge on see, et teistmoodi toituma hakata, aga sellega mingit sellist suurt imet ei tee, et ega sa nüüd, et hakkad teistmoodi toituma, et sa nüüd kohe tugevamaks saad. Et seda nüüd küll ei maksa loota, aga toituda tuleb ikka õieti ja vähemalt ma arvan, mingi 3-4 päeva ennem peaks ikkagi hakkama tõstma süsivesikute osakaalu toidus. Aga mitte see tähendab muidugi seda, et sa pead hakkama siis ennast rohkem sööma, vaid sa pead need süsivesikuid tõstma siis rasvade ja valkude arvelt. Pasta, riis, igasugused teraviljad, kaunviljad. Aga mida mitte, et ütleme mingit sellist suurt grilliõhtut nüüd päev enne maratoni ei tule nüüd kasuks. Spordijoogid ja need spordibatoonid ja spordikeelid ja eks nad ikkagi enam-vähem nagu need on erifirmade omad, aga nad on ikkagi suht ütleme, see koostis on suht sarnane. Joomise koha pealt siis ikkagi kindlasti tuleb vaadata, mis ilm on võistlustel. Mida palavam ilm, seda rohkem ka siis on vaja juua ja jooma võiks hakata siis juba ütleme ka juba enne starti selliste väikeste kogustega. Spordibatoonid samamoodi, et sööma tuleks hakata juba siis, kui sa hakkad sööma siis, et sa tunned, et mul on kõht tühi, siis võib hilja olla. Kui harrastaja läheb nüüd seda sõitu sõitma, ma ei tea, seal ütleme äkki 5 tundi või veel pikemalt läheb tal aega seal rattarallil, et tegelikult juba esimene tund võiks juba hakata juba midagi sööma. Samamoodi võib jääda ka rahulikult seisma kõigis nendes toidupunktides, kiiret ei ole, sööge rahulikult ja et kõige hullem ongi see, kui sa jääd just nälga. Spordikeele kui võtta, samamoodi tuleks kindlasti peale juua, et mitte kuivalt neid võtta. Iga tunni tagant tund peaks ikka midagi sisse võtma. Peale sõitu samamoodi vedelikku tarbida, samamoodi vaadata süsivesikurikkaid toite. Peale toitumise muidugi saun on hea, massaaž sinna juurde, kui võimalik on, puhkus käib asja juurde, aga jah, samamoodi ikkagi vedelikku, kui ikkagi pikk ja raske pingutus, et vedelikku tarbida.